Eerik räägib täpsemalt, aga mina tahaks lihtsalt vabandada, sest ma juba ette ära, et natukeseks ajaks piirkond, kus siis hakkab songitakse päris korralikult üles, tänavaid pannakse ka kinni, kõik oma koju võib-olla, kõik pääsevad oma koju, aga seal võib olla see hetk, kui siis midagi lihtsalt kaevatakse, aga need antakse kõik teada, et ehitaja võtab selles mõttes ära ja kogu selle protsessi võib-olla, mis on, et nüüd on see isekonatsioon on ikkagi elutähtis teenus, mis tuleb ära nüüd teha ja siin muutus siis Raveniga ka, et nii toetused saime taha, aga ütleme siin 2010–2020 oli see toetuste summa, millal enamus ära tegid, oli kuni 80% maksumusest, siis tänaseks päevaks, siis ta oli Euroopa sellest rahastusest, aga nüüd seda ei ole, et nüüd on nii palju, kui Eesti ise rahastada suudab ja need osalustasud on nii, et meie vist saime siin 3 projekti lõpuks äkki keskmiselt kuskil 35% oli 40 umbes jah, et nii, et kahjuks oleks asi varem ära tehtud, oleks odavam, aga täna on tõesti nii, et kõik asjad tuleb ära teha ja siin Eerik räägib ka täpsemast, et see on lausa seadusega juba, sest arvukus on juba 2000 inimese ja nii, et mina teie aegu rohkem ei pea, pärast küsimusi veel küsitleda ja Eerik hakkab siis rääkima täpselt, kus keegi mida kaevab. Jaa, just. Eerik Külje minu nimi, Raveni juht siis alates 2023. aasta maist ja Toomas rääkis jah, et toetusmeetmetest, et Raven 2023. aastal siis pandi 2023. aasta alguses pandi kokku Anija valla veeettevõttega, et moodustuks piirkondlik veeettevõte, sest et väiksed veeettevõtted lihtsalt ei kvalifitseerunud enam erinevatele toetusmeetmetele. Ja eks see põhjus oligi täpselt seesama, et see toetusmeetmete eelarve maht vähenes pärast Euroopa Liidu rahastust nii suurel määral, et oli vajadus nii-öelda siis tõsta seda kasusaajate arvu toetusmeetmete mõistes. Kui Toomas siin mainis, et perioodis 2010–2020, kui kogu ÜBK arendamine üle Eesti käis Euroopa Liidu rahadest, iga-aastane nii-öelda toetusrahade eelarve oli seal suurusjärgus 20–25 miljonit eurot, mis jäi suhteliselt igal aastal kasutamata, siis tänapäeval me räägime toetusrahadest maksimaalselt ütleme 4 miljonit, 5 miljonit. Sellel aastal oli Keskkonnainvesteeringute Keskuse eelarve oli 3,7–3,8 miljonit eurot. 3,8. Et mahud on hästi väikseks läinud ja eks nende toetuste pärast käib korralik võitlus. Aga pärast Raveni liitmist, ega see eesmärk oli, et me kvalifitseerus toetusmeetmetele. See eesmärk on tänaseks 100% saavutatud. Kõik meetmed, kus vähegi võimalik raha taotleda, Keskkonnainvesteeringute Keskuse meetmed, Riigi Tugiteenuste Keskuse meetmed on raha taotletud ja see raha on ka siis saadud nii Anija valla kui Raasiku valla projektide jaoks. Tänaseks seisuks on meil ehituslepingud sõlmitud ja tööd käivad, osaluga lõpetatud. Ütleme siis 2 aasta jooksul, ütleme teisiti, 2023. aastast kuni 2026. aasta keskpaigani investeerime 2 kaasa kokku 7,2 miljonit eurot. Kõik ÜBK projektide peale kokku siis ja sellest toetussumma on suurusjärk 3–3,3 miljonit eurot. Ja see eesmärk on 100% täidetud. Ja selle projekti hulka kuulub ka siis Aruküla ÜBK arendus, Aruküla reoveekogumisala piirides siis nii-öelda ühisveevärgi organisatsiooni torustiku lõpuni ehitamine. Et täna kehtivast reoveekogumisalast on siis Arukülas on katmata veel Männiku piirkond ja Kurgla küla piirkond, et enne plaanime siis välja ehitada. Nii, kus me ka siin. Et tuli selline huvitav projekt kokku 2 osas, Kummangis Alevi servas. Mõlema projekt on selles mõttes ühine, üks hange oli projekti lõpptähtaeg 2026.
2026. aasta märts. Tänaseks hetkeks on projekteerimistööd on lõpetatud, ehitusloa taotlus on sisse antud. Kõigi eelduste kohaselt ehitusloa sellele projektile siis ehitaja saab siin teises pooles jaanuari lõpus, kui kõik hästi läheb. Seal on kooskõlastusriigid on hästi pikad, Transpordiamet ja muud institutsioonid, eks need natuke mõjutavad. Ja siis toetusraha väliselt tuletõrjevee tagamiseks siis Sõratiku teen ühe veetoruga dubleerime, kui praegu on siis Postivere poole minnes paremal pool olevad majad on ühendatud 63 veetoruga, siis me otsustasime seda mitte üles kaevata, välja vahetada, vaid siis paralleelselt teiselt poolt teed teeme 110 toru juurde. See on ka tegelikult selle põhjusel, et mitte siis nende olemasolevate klientide veeühendust väga palju siis rikkuda või siis pikalt kinni, et see oleks palju keerulisem. Et selline see plaan on, näitan joonised natuke täpsemalt. Männiku piirkonnas rajatakse ÜVK ühisveevärgi kanalisatsioonisüsteem siis talveteest allapoole jäävatele tänavatele Tulbi, Harjutee, Männiku ja Võidu. Kõik kinnistud, mis on siin jõuveekogumisalas. Jõuveekogumisala ulatub, tegelikult ulatubki siis selle tee nimi on siis Tallinna maantee, on see mõtletud, jah. Tallinna maanteeni. Sinna need ühendused kinnistutele, mis on elamumaad ja kus on hoonestus peal, rajatakse. Rajame ka mõned toetusmeetme välised liitumispunktid siis maaomanike soovil, kus veel hetkel hoonestust ei ole, kus kas on siis arendaja või detailplaneering. Et nende ühinemine oleks ka tulevikus oleks siis lihtsam. Ja Kurla piirkonnas on natuke lihtsam, on siis Laanetee, Kivimäetee, see oli Laanetee kõik. Jah. Üks kinnistusest teisel Polukere teed ka, mis on jõugumas alade piiris. Siin nüüd väike erisus on, et kuna Kivimäe teel on olemas olev toimiv veeühistu, kus on oma puurkaev, oma veetorustik, et sinna siis rajatakse ainult kanalisatsiooni trass. Ja kõik ühesõnaga siis hüdrandid ja tuletõrje vee võimekused vastavalt siis määrustele ja kohustustele tagatakse täpselt samamoodi. Hanke võitis me selline ettevõte nagu Viimsi Keevitus AS, panin siia pildi eilsest, sama ettevõtte võitis ka Raasikul ühe osa hanke, kus hakati eile juba pihta. Viimsi Keevitus aktsiaselts on hästi pikaajalise ühisveevärgi kanalisatsiooni ehituse kogemusega ettevõte. Ja neil on see võimekus olemas, et kõik need projektid siis ära hallata, et järgmise aasta jooksul tehtavad paralleelselt meil siis kolme ala Raasiku keskasul ühte osa, Aruküla seda sama projekti ja Raasikul siis Kirdeosa samamoodi, kus ühisveevärgi kanalisatsioon täna puudub. Projekti kogu maksumus on pea 1 000 000 eurot, sellest on see 400 000 on Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus ja Raasiku valla oma finantseering siis ülejäänud. Nagu ma ütlesin, see valmimistähtaeg on siis märts 2026. Loodetavasti torustiku tööl lõpetatakse juba järgmise aasta lõpus, et meil kevadesse jäävad siis sellised haljastuse taastamised, katendite taastamised ja selline siis ehituse ees olukorra taastamine, et ehk siis me saaksime hakata veevärgiga liikma inimesi juba varem, kui see tähtaja lõpp käes, vähemalt siis liitumistingimus väljastada. Liitumine käib, tegin väikse näidise ka, et mismoodi siis ühisveevärgi kanalisatsiooniga liitumine käib. Kodulehel on tegelikult info kõik olemas, ravenu.ee. Tuleb esitada liitumistaotlus, me väljastame liitumiseks siis vajalikud tehnilised tingimused, mis siis sisaldavad liitumispunktide asukohtasid, läbimõõte, nende võimekust. Klient koostab selle põhjal siis eskiisjoonise, me ei nõua kinnitatud kirjanurgaga projekti, midagi sulkest piisab ka tegelikult
kas või ütleme geoportaali kaardilt välja prinditud kinnistu ja katastriüksuse plaanist, et mismoodi need torustikud seal on plaanis vedada. Ja saab need asjad siis välja ehitada. Vajadusel me kontrollime, kas asi vastab eskiisjoonisele. Üldiselt on kinnistutud täpselt sellise suurusega, midagi nagu erilist seal ei ole, et meil olegi seal midagi nii-öelda kontrollida. Ehitustegevus on valmis, tehakse teenuslepingu sõlmimise avaldus ja siis teenuslepingu sõlmimise avaldusel järgneb juba teenusleping ja veearvesti paigaldamine. Kuna antud projekti ehitatakse välja toetusrahadega ja Raasiku valla oma vahenditest, siis liitumistasu antud projekti puhul on 0 eurot. Ainuke siis kulu, mis klient ise kannab, on oma kinnistusisese torustiku väljaehitamine. Ennetades küsimust, siis ei pea liituma mõlemaga veekanalisatsiooniga, võib ka ema-kummaga, aga sellisel juhul näiteks kui kinnistus võib liituda ainult veeühendusega, siis tuleb vallavalitsusele siis vastavale spetsialistile tõendada ära, et reovee kohtkäitlus, kas siis setik või mahuti, mis seal on, vastab kõikidele nõuetele, määrustele, seda ühendatakse määruste päraselt. Ja võib teha ka vastupidi, ehk siis ainult kanalisatsiooniga näiteks liituda, kui on oma puurvaja olemas, mida soovitakse siis käiku jätta. Et sellisel me muidugi veearvesti peame paigaldama, siis kuidagi me peame selle veekogust mõõtma, mis me kanalisatsiooni juhime. Aga meil on väike nüanss on see, et meil hakkas 2023 aastal hakkas kehtima uus ühisveevärgi kanalisatsiooni seadus, mis tegelikult sätestab ära ka, ütleme, selliste suurte reoveekogumisaladel siis reovee käitlus. Aduküla kuulub reoveekogumisalade hulka, mis on üle 2000 inimekvivalendiga, mis tähendab seda, et siin inimestel, kellel veel ei ole ühisveevärki või kanalisatsiooni, aga kellel on õigus seda saada, ehk siis pole otsese välja ehitada, on õigus saada purgimisteenust täna siis meie teeninduspiirkonnas kehtiva teenuse hinnaga. See seaduse punkt hakkab kehtima 1. jaanuarist ja 1. jaanuariks on meil kogu see lahendus ka välja toodud kodulehele, loodetavasti saame selle järgmisel nädalal ülesse. Et miks see on nii pikalt veninud, siis tegelikult natuke oli siin küsimusi ka läbi Eesti Vee-ettevõtete Liidu, et kuidas see asi täpselt siis käima peaks. Täna me oleme vastused kätte saanud, lühikirjeldustegevusest on mul siin välja toodud, et kodulehele tuleb meil purgimishüvitamise avaldus. Me kontrollime, kas see vastab nendele siis tingimustele, et kinnistuomanikul on õigus seda saada. Ehk siis kas ta reoveekogumisalas ja kas tal on olemas või kas ja talle pole veel siis ühisveevärgi ja kanalisatsiooni liitumispunkte välja ehitatud. Ja vastav sisulise avalduse alusel sõlmime purgimisteenuse hüvitamise lepingu. Purgimisteenuse osutaja hakkab seda teenust osutama. Korra kuus tuleb kliendile siis kanalisatsiooniteenuse arve purgitud koguse eest. Hinnaga siis 3 eurot ja 70 senti, kui ma ei võin täitsa eksida, mis on meie kanalisatsiooniteenus hind. Ning siis ülejäänud vaatame Toomasega, võtame selle siis ära lahendada. Ja see kehtib siis nii kaua, kuni kinnistul on välja ehitatud siis ühisveevärgi kanalisatsiooni liitumispunkti ning nendega on võimalik siis täitsa ametlikult liituda, ehk siis süsteemil on olemas kõik vastavad load, kasutusload ja kõik tööd. Peab olema muidugi nõuetele vastav mahuti. Mahuti peab nagunii olema nõuetele vastav plastikust sertifikaatidega, aga ka selles suhtes nõuetele vastav, et purgimisettevõttel on sellele ligipääs lihtne olemas. Ja sinna ei juhita siis mingisuguseid muid kemikaale või suhksed asju. Kehtib see hüvitamise kohustus ainult erakinnistutele, mitte juriidilistele isikutele. Ja õigus seda teenust siis saada selle kanalisatsiooni teenuse hinnaga on 2 korda ühes kalendrikuus. Loodetavasti kellelgi ei ole mingisugused 100-kandiseid mahuteid maa sees, et natuke väiksemad ikka.
Ja niimoodi me siis toimetame, see on meie seaduslik kohustus, seda me peame tegema, niimoodi me siis toimetame kuni selle ajani, kuni see ÜVK projekt valmis saab. Ma loodan, et see saab valmis ühte ruttu. Aga kunagi ei tea. Nii nagu Toomas mainis, jah, väga palju kohti kaevatakse ülesse. Palun teie mõistvat suhtumist, see kõik on suure ja ülla eesmärgi nimel. Aga ehitaja kohustus on samamoodi ikkagi päeva lõpuks tagada igal päeval vähemalt hommikul ja õhtul igale kinnistusele ligipääs. Terved tänavad siis korraga nüüd üles kaevata ja nädal aega seal midagi seal teha. Seda ehitustegevust tehakse lõigu kaupa ja kõik see kooskõlastatakse samamoodi ka kinnistu omanikega. Selline pikk jutt, hästi lühidalt, hästi kiiresti. Ma nüüd ootaks küsimusi. Ma võib-olla enne küsima, minu üles kutsuda tegelikult liituma, sellepärast, et on ikkagi väga palju, ma nüüd ei tea palju Arvras, aga Raasikul on see olukord selline, kus paljudel on keldrid ja nii-öelda, nagu Eerik ütles, on võimalik küll liituda, jah, et kas ainult vee või ainult kanalisatsiooniga, aga ütleme, Raasikul on see, kus siis väga paljud on liitunud nii poolega nagu, et paljud kasutavad endiselt seda nii-öelda vana, kas siis nõukogude ajast jäänud, ehk siis seda settepottide süsteemi. Et see ei ole ka jätkusuutlik, me ise kõik räägime siin rohelisest maailmast, eks me soovime ka, et reostust oleks vähem. Aga täna on Raasikul ikkagi see olukord, kus eks ole paljud ikkagi need settepotid on jäänud, kuhu nad lõpuks settepoti otsas välja tuleb, seda ei tea. Ei, no see tegelikult on, see on Raasikul, kui kõik liituvad või kui ütleme sellised kindlasti kõik liituvad, siis see probleem on ära, aga faktiline probleem ongi täna see, et nõukogude aegsed settepaagid või fekaalipaagid ju hakkavad lekkima mingisugune hetk. Ja täna on meil see olukord, kus tegelikult on suur hulk erapuurkaevusid, mis on reostatud. Kolibakteri. Et selle vee tarbimine, mis sellest erapuurkaevust võetakse, võib teatud juhtul olla nagu päriselt terviseohtlik. Et see on niisugune reaalne olukord, millega me täna Raasikul silmitsi seisame ja paraiigis seda lahendame, et saaks selle ÜVK süsteemi samamoodi võimalikult kiiresti valmis. Et taga ikkagi inimestele nõuetekohane joogivesi ja kõikidele määrustele vastav veokeetus. Jah, et see nii-öelda kellel on need keldrid, et ma tean ka, et Raasikul on palju teatud ühinemata ilmselt nii-öelda, kus on nii-öelda mugavamalt sisevoonuga on ära tehtud ja paljud need keldrid jooksevad endiselt siis nii-öelda nendesse settepointidesse, ehk siis nagu pool probleemi on ikka lahendamata. Aga jah, ühine. Jah, just. Tahtsin ühe täpsustava asja veel öelda, aga läks meelest ära. Küll tuleb meelde. Aga küsimusi? Kas te oskate öelda, kas Männiku piirkonnas hakkab ehitustegevus siis juba kevadel või et jaanuari lõpus on lootus saada ehitusluba? Jaanuari lõpus on lootus saada ehitusluba ja millal täpselt ehitustegevus pihta hakkab, ma ei oska praegu prognoosida. Ega ehitaja huvi on tegelikult samamoodi võimalikult ikkagi ruttu sellega alustada. Talv on täpselt selline aeg, et kas saab või ei saa, eks ole, et oleneb, mis ilmastik teeme niimoodi. Kevadeks ehitustegevus kindlasti mingisuguses osa juba käib, aga teades nii-öelda ettevõte, kes hanke võitis ja seda, kuidas me nüüd Raasikul selle ehitusloa kätte hakkasime ehitama, piltlikult öeldes Raasikul olukord, kus kopamees värises niimoodi kopas, et tahaks juba nagu kopa maha lüüa ja ehitusluba poleks. Et ehitaja huvi on samamoodi tegelikult ikkagi võimalikult kiiresti nende asjadega alustada ja sellepärast ongi see ehitusloa taotlus on juba sisse antud, et kõik kooskõlastused tuleksid sealt kaudu, mitte siis nii-öelda või oleks mitme ringile. Männiku teel veetrass on olemas, kas selle vahetate välja või jääb sama? Männiku teel veetrass on olemas, aga seal tuleb samamoodi, me suurendame dimensiooni mingisuguses lõigus, et oleks siis tuletõrjehüdrandile vajalik nii-öelda võimeks olemas. Tuletõrjehüdrandid nõuavad 110 mm veetrassi. Männiku tee lõpus, kui ma ei eksi, oli 90 vist oli, jah. Et seal me paneme suurema veetrassi. Okei, et ma praegu lihtsalt põhikuna mõtlen, et siis veetrassiga ühinemine tuleb ka Torustukuga puhust ühendada uue trassiga.
Ja selles, kui täna liitumispunkt on olemas ja ühendatud, siis ehitaja ikkagi, selles mõttes, et kui see ühendus on olemas, siis väljavaatamise käigus üritatakse ühendus säilitada ja uuesti teha. Et uuesti midagi nagu selle ühinema või ühendama või uusi trasse vedama ei pea. Et kindlasti projekteerijaga kooskõlast on liitumispunktid ju, kus kinnistuomanikega, et kus ja mis võiks olla, et sealt tuleb see info samamoodi. Ja kindlasti mingisugused muutusi tuleb ka nende samade ehitustööde käigus, kui tulebki välja näiteks, et liitumispunkt on mõned nihkes siis, meeter sinna, meeter tänna. Et see sama kohe ehitustööde käigus olemasoleva punkti ära ühendamine ei ole üldse kuule. Kas sealt muidugi kohe tarbida saab, see on nagu teine küsimus. Sest ilmselt nagu ehitaja peab mõtlema ka selle peale, et see olemasolev torustik, mis täna on, et ta töötaks võimalikult kaua, et see veekatkestus jääks ikkagi lühituseks. Et see on niisugune tehniline nüanss. Teine küsimus on see, mis toru see majani läheb. Vanad raudtorud Arukülas tehti niimoodi, et ühendati vanade raudtorude külge ja nüüd on tulemus käes. Ja selles mõttes, et Rihol on hea point küll jah, et väga paljudel kinnistutel ilmselt ongi vanad raudtorud või malmtorudel kasutusele, et kui vähegi võimalik soovitan ikkagi need panna nagu PEM-torud, plastikust torud. Tegelikult selle juurde tulles, siis ma natuke kaldun teemast kõrval, et kõik ju teavad, et siin tegelikult Aruküla keskosas korrusmajade piirkonnas on kaabel maa sees on vanad metalltorud, mida me kasutame oma teine kasutamiseks ja sellega on aeg-ajalt probleeme, kuna seal tekib lihtsalt seda rauasetet mingil hetk. Et sellega me oleme meie spetsialistid käisid vaatamas Jõgeval, kuidas toimub selliste vanade raudtorude pesu, jääpesu. Ja me oleme tegelikult võtnud oma eesmärgiks nende torustikku süvapuhastus jääpesuga järgmise aasta või paari jooksul ära teha. Me peame seal tehniliselt natuke seal torustikku täiendama, sektsioneerima, et meil oleks mõistlikult kohad, kus saaks pesta, aga selle me tahaksime ära teha. Et selle torustiku välja vahetamine antud hetkel on me peaksime selle muidugi mingil hetkel ära tegema, aga see ei juhtu siin lähima 3 aasta perspektiivis, kui kindlasti mitte. Ka mitte 4-5 aasta perspektiivis. Nii kui ta töötab ja kui me saame ilusti puhtaks tehtud, et me saaksime selle sette sealt välja, siis me ikkagi kasutame seda. Ma saan aru, et kanalisatsiooni liitumispunkti saab täpsustada siis, kui on see, ütleme, teie väljastada tingimused või selle käigus, et ise küsin, mul on praegu on kogumispaak, aga mul on jäetud nagu valmidus hästi lihtsasti ühendada trassiga, et siis seda täpselt, kus on, ühesõnaga seda saab nagu veel nihutada. Ja. Seda ei saada mitte ehitaja lausa kirjana, kus saate ise märkida, teatud mõistuse piires, kus kohas see liitumine võiks olla. Jah, see on see projekteerimise käigus üldiselt lahendatakse need asjad ära, aga nagu ma ütlesin, ehitustööde käigus nihutada seda mõne meetri võrra. Oluline on see, et meil mahud ei muutuks, et me ei, tõesti nagu Toomas ütles, et me nüüd ei lähe kuskile teise poole krunti selle asjaga või midagi sihukest. Me peame sõltuma ikkagi sellest eskiisist ka, et eskiisi alusel meil on tehtud ju mahud, mille alusel me teeme hanke ja kui hanke mahud hakkavad täpselt nagu erinema, et siis keegi saab vastu näppe seal nagu seda. Kas sul on praegu mingi kõrgus ka seal ka teema või sul on taustast välja ehitatud kuhu maale, siis projekteerimisega saab arvestada veel kõrguga ka või sügavalt mäest üles teevad? Jah, kõrgustega on see, et ega see kanalisatsioonitrass üldiselt ikkagi üritatakse panna kuskile samale või sellele tasapinnale, kus on ka veetrasside minimaalne sügavus on 1,8 meetrit. Kanalisatsioonitrass võiks ka seal olla kuskil seakandis või kõikuda, aga samas tuleb ka aru saada sellest, et kui ikkagi geodeesia või geoloogia võib võimaldada, siis võib tekkida kinnistuid, kuhu jääb siis survekanalisatsiooni ots ja kuhu tuleb siis kinnistule paigaldada väikese kinnistu enda kanalisatsioonipump, mis siis hakkab pumpama sinna torustikkused asja. Et kas see ots on kõrgemal kui maja otsad või sellised väiksed näes. Aruküla puhul oli selliseid kinnistuid kaks vist oli äkki jah, kuhu tulevad survekanalisatsiooni otsad praeguse seisu. Üritatakse vältida sellised olukordi, aga mõnikord ei ole lihtsalt võimalik, et meil ehitusjärelevalve, kes ise on pärit Otepäält,
ütles, et tegelikult põhimõtteliselt terve Otepää ja pool Valga maakond on survekanalisatsiooni peal üles ehitatud, et seal polegi võimalik isepoolset kanalisatsiooni raja. Et ükski asi mäest üles jooksma ei hakka. Seda infot saab projekteerija käest? Seda infot saab projekteerija käest, seda infot saab ka tegelikult läbi meie, Raul Altmann tegelikult siin, kes on meie projekti juht. Tema tegeleb seda. Tegelikult ka projekti ettevalmistamisfaasis sai korjatud juba esimesed need kooskõlastused just nende veekanalistamispunktide asukohtade osas ja põhimõtteliselt on see eeltöö tehtud, et ma saan aru, et siin konkreetse kinniselt mul ongi juba need torud ka nagu välja ehitatud juba. Jah, et siis selle info saab anda projekteerija peab sõnavõnda selle ka küsinud. Kogu see info tegelikult käisime Toomasega siin mõne nädalad tagasi käisime ka Raasikul sama teemal rääkimas. Kogu see info tegelikult tuleb ka meie kodulehel välja ja sinna tulevad ka siis vastavad kontaktid. Ehitaja, projekteerija, projektijuht ja nii edasi, kuhu saab siis pöörduda, kui on küsimus. Äkki oskate mälu järgi öelda, kuidas on praegu projekteeritud Tulbi tänava katendite aastal? On seal asfalt või vahekorda pindamine või mis on plaanid on? Seda ma ei oska öelda, need tingimused väljastas vald, aga projekteerimise ehituse käigus eelkõige on ju esialgse olukorra taastamine, aga nii nagu oleme vallast ka rääkinud, kui on ikkagi täna selline tundmatu loomanahk seal maas, et me üritaks 2,5-kordset pindamist minimaalselt ikkagi kasutada nende tänavate puhul. Graniidiga või okei, see on juba eraldi küsimus. Arukülas on näiteks vähe, Raasikul oli... Raasikul rohkem, Arukülas... Teid polnudki olemas. Jah, ma praegu seda peast ütle, mis tänavat on, mis seal maas oli. Aga jah, kui vähe võimalik, üritame ikkagi 2,5-kordset pindamisega taastada. Selle liikluskoormust ka. Kui on ikkagi, konkreetselt kruusade, nagu antud puhul me räägime siis Kivimäeteest, et selle teel ikkagi taastame korraliku kruusa sõelmetega sellistega, et sinna päris pindamist ilmselt me hakka tegema. Aga see on juba, vallavalitsuse teema, et projekti raames peame me taastama esialgse olukorra, mõistlikul määral me võime olemasolevat olukorda parendada, aga kui me juba hakkame ikka väga palju parendama, et me teemegi pinnasteest, teeme 4-realise asfaltteed, sealt liigutatakse juba näppu meil. Aga te ei jätta tegema ribapindudest, ütleme te ikkagi, kui te pindudest Kui ma ei eksi, siis projekteeritud on trassid ikkagi suuresti tee alla ja kui ikkagi tee kaevatakse laiali, kaevat läheb nagu nii, kaeviku ju nurgad lähevad laiali, kui tee kaevatakse üles rohkem kui poolulatuses, siis tuleb pinnal ikkagi täies laiusest. Et sellist lappimist ei tule kindlasti. Krundi peal nagu majani viimine on igaühe enda asi või on see ka kuidagi ühiselt? Krundi pealt majani viimine on kinnistu omaniku, krundi omaniku enda asi, aga läbi meil on olemas koostööpartnerid, kes neid töid teostavad, et me saame neid vajadusel jagada, kui meie käest küsida. Ise me neid töid ei teosta, meil ei ole sellist võimekust ja mahtu. Ja vist kas selle eelmise rahastuse ajal oli see, kus oli võimalik ka toetust saada, aga nüüd seda ei ole, eks ole? Tegelikult ma ei tea, hajaastuse programmis seda toetust kindlasti ole, see pole hajaastus. Sina peetud vist seda kinnistu omanikku. Jaa, et kinnistu omanikku sai mingit toetust. Seda meedet kahjuks praegu ei ole lahti, sest need rahalised vahendid seal läbi ja praegu ei saa kinnistu omanikku selle. Aga kevadel oleme targemad, tulevad uued eelarveaastad ja võib-olla liitakse siit sealt mõned miljonid nende tegevuste jaoks ka. Aga igal juhul praegu näiteks meil alles valmis Aegviidus üks suur projekt, et tegelikult seal on näha, et kuigi kinnistu omanikud koopereeruvad ja kasutavad ühte ja sama ehitusettevõtted või siis meie koostööpartnerid, siis kui ehitajal on ühes kohas hästi palju tööd, siis teenus hind läheb ka ühithind madalamaks, siis jäävad ära igasugused transpordikulud ja muud asjad. Aga jah, kui me sinnamaani jõuame, et me saame hakata päriselt liitma, meil on süsteemid valmis, siis anname info välja läbi meie, saame jagada kontakte, ei pea võib-olla või meie kontakte,
kui on soovi ja tahtmist, võite täitsa vabalt ise labidega kaevata, aga oluline on see, et trassid ei erine siis väga sellest nii-öelda eskiisjoonisest, mis meile liitumistaotlusega saadetakse. Ütlesite, et on võimalik ka ainult kanalisatsiooniga liituda, aga kas siis teie poolt on ka siis see nii-öelda loetud? Jah, selles mõttes, et kinnistul ikkagi meie paneme ju peavee mõõtja, see on meie kohustus, me peame ära mõõtma selle tarbimise. Kliendi kohustus on luua siis selleks tehniline võimekus, ehk siis veelmõõdu selme sellises. Ehk siis te ikkagi võtate selle tarbimise ikkagi nagu meie tarbija veogiveest, mitte te ei pane seda kanalisatsioonitrassile seda? Ei, tarbijoogiveest. Kui teil näiteks on kaev, seal on mitu otsa, ma ei tea, mingi osa lähete välja, kasvate, teete seal, pesete midagi. Meil on vaja mõõta seda vett, mis tuleb majja sisse, mida te hakkate kanaliseerima. Ja kui see on kõik ühine, et sellest jätkub, et ei ole võimalik panna eraldi, ehk siis kõik, mis kasvõisveel lähevad ka läbi täna kogu nagu selle süsteemi, mis on... Ma arvan, et see on selline asi, mida me vaatame case by case. Et kui me jällegi, nagu ma ütlesin, kui me jõuame sinna maani, siis liitumistaotluse esitamise hetkel mingisugune põhimõtteline skeem, kuidas see süsteem, mis täna on, võib-olla mõni pilt juurde, et siin me saame vaadata, kuidas see võistlustamine oleks lahendada. Kanalisatsiooni arvestid me lihtsalt, kanalisatsiooni arvestid eraldi on olemas, aga nende tüki hinnad on umbes mingisugune 5-6 korda kallimad, kui on veearvestid. Me ei paigata lihtsalt. Et me paneme ikkagi veearvestid. Ma tean, kui palju neid omavalitsusi on jäänud muidu, kes kasvast vett eraldi, et väga paljud on seal ära lõpetanud minu mõelest üldse. Et vesi on... Ei, me rääkisime praegu puurkaevust. Ei, aga lihtsalt küsimusega kasvast veest, et seda ka Raasikul küsiti selle kohta, et siis tuli samamoodi seal tegelikult välja. Ma oskan näiteks Viimsi valla kohta öelda, et seal on kõik, mis sa võtad, pasta, tee, pritsi, täida vee püssa, kõik läheb läbi loendada. Et ei ole enam eraldi arvestus. Jah, see kastmisvesi on selline, ta on selline nii ja naa teema. Toomas on selles mõttes õigus, et väga paljud omavalitsused Eestis, vee-ettevõtted Eestis on tegelikult selle kastmisvee või siis puhastatud töödeldud nõuetekohase joogivee kastmises kasutamise soodustamise täiesti ära lõpetab. Ja meie seda hetkel veel tegelikult teinud ei ole. Meil kehtib siis süsteem, kus kastmishooajal, ütleme see kevad-suvisel hooajal maist kuni augustini avalduse alusel on võimalik siis kasutada 10 kanti vett eelneva 6 kuu siis keskmise kanalisatsiooni tarbimise. Et kui näiteks eelmise 6 kuu keskmine kanalisatsiooni tarbimine oli 4 kanti kuus või vee tarbimine on ju, siis tuleb see 4 kanti kuus kanalisatsiooni arvet ja 10 kanti vett tuleb siis ainult veina. Kõik, mis sealt ületab, tuleb siis kanalisatsioon igale kandile tuleb juurde. Et see on natuke nagu põhimõtteline küsimus. Iseenesest meil Raasiku vallas, muidugi, täna ei ole sellist probleemi, et meil vesi otsa saaks. Et meil on sügavad kaevud, meil on väga hea veevaru, meil veeprobleemi ei tohiks nagu tekkida. Aga küsimus on näha on põhimõtteliselt, kas me kasutame siis kastmiseks vett, mida on töödeldud, toodetud ja hullu pööra vaeva nähtud selleks, et ta vastaks kõikidele nõuetele, et oleks tervisele ohutu ja nii edasi. Põhimõtteline küsimus. Ja ma vist täiendaks ka, et see veevarudus, kui jutt tuli, et siis Raasiku valla veevarud on siis sellised, et see oli kas 12 500 elanik. Nii-öelda see veekvoot, mis siin vahepeal, millest siin räägite, eks ole, mis on kuskil, siis nii-öelda meil on seda minna küll. Jah, seda küll tagant, jah. On lubatud, et kui mul on enda puur ka olemas, et ma jätan selle siis nii-öelda kastmise jaoks ja siis maidu tuleb vesi. On lubatud. Küsiks selle purgimisteenuse hüvitamise kohta, kuidas see tehniliselt välja hakkab nägema, et kas seal leping või see, mis tehakse, kas seal on mingi kindlad päevad, või peab hakkama teavitama või ja kas see veekulu alusel või kui on vesi sees või kuidas see tehniliselt välja näeb? Purgimisteenus näeb välja edaspidi täpselt samamoodi nagu siiamaani. Te tellite, teenuse pakkuja on muidugi meie poolt. Ilmselt meil jääb teenust osutama sama ettevõte, kes tänagi siin piirkonnas teenust osutab. Et telliti teenust täpselt samamoodi nagu varem,
lihtsalt teenusepakkuja on teada, et arvet otse teile ei tee. Tal on nimekiri olemas, ta ju mõõdab samamoodi koguseid, palju siis välja nii-öelda pumbatakse või ära purgitakse. Lihtsalt see arve tehakse meil. Ja meie teeme siis nii-öelda selle koguse eest, mis on bakteerid, mis on teie juurest on välja purginud, teeme siis teile kuu alguses nii-öelda kanalisatsiooniteenus arveks. Et selles suhtes lihtsalt vahepeal tuleb natuke bürokraatiliselt paberid määrida, meil on omavahelise lepingu, hüvitamise lepingu ja siis teenus iseenesest jääb nii-öelda samaks. Üks küsimus veel, et ma ei tea, kuidas teised tänavatel on, aga Männiku vähemalt meil ei ole sidekaablit. Ma tean, et vist valesti tehakse need tööd natukene koos, et kaabliga peab siis kaabliga ära, kuna on juba kaevatakse lahti, kas sellest on ka mingit? Vahest tehakse, aga mina olen selle läbi teinud ühe hästi väikse projekti ühe korra oma elus. Ühe korra oma siis vee-ettevõtluse karjääri jaoks. Ja ma ei taha seda kunagi enam teha. Sellepärast, et kui samade tööd raamis seda teha, kus on, seal on mitu ehitajat, sest et üldiselt ütleme ÜVK ehitajad ei ole kvalifitseerunud sidekaabli paigaldatakse, et see on omamoodi nõuded. Siis tekib sulle mitu järelevalvet, siis pärast, kes nüüd täpselt siis vastutab, millise tihenduskihi nii-öelda mitte nõuetepärase kvaliteedi eest, et pigem üritame vältida sellised olukordasid. Aga kunagi seal muidugi ei saa iial öelda. Selle peale on ka tegelikult mõeldud, sest Connecto siin Raasikul vist eelkõige müttas ja pani neid asju oli sama mõte, et kui nagu üles kaevatakse, et saaks neid asju kuidagi korraga teha, see vastus oli tegelikult üsna konkreetne ei. Jah, ega need sideettevõtted on üsna sama nagu seisukohal, et seda segadust on lõpus nagu nii palju ja kui peaks näiteks juhtuma, ütleme, tee vajub ära. Pool teed kaevat üles, sinna pandi vesikanal, sidekaabel, elektrikaabel, veel mustmiljon asja on ja nüüd üks tee poolest vajub ära. Et keegi peab hakkama nüüd taastama seda katenditse. Et sealt tekib see vaidlus, et kes nüüd siis nagu täpselt nagu vastutab sellest ja selliste lepingute sõlmimine, et nüüd ehitajad on nagu 50-50 garantii lepingus tellija poole pealt või tellija vastupidi sukes. Ega keegi sellest on väga huvitatud peale. Et selles suhtes jah, tehniliselt, loogiliselt võiks muidugi teha, aga seda teostada on keeruline. Näldi Arulast, kes siin oli, veetrass oli valmis, siis hakati seda kaablit panema, tõmmati majja minev kaabel ja see veetoru katki. Kuna majja minev veetoru oli nii kõrge. Jah, seal on ka sellised asjad võivad tekkida. Võib-olla ma lihtsalt Raasikul tekkinud küsimus oli selline suht praktiline paljude poolt, et ma ei tea, kas oskad vastata küll, et kui palju võiks siis olla nii-öelda see maaomaniku maksumus sellele asjale, et kui ta teeb selle siis nii-öelda oma kinnistul selle ühendamise. 32 veetoru ja kanalisatsioonitoru on siis 100 või 160, mis sinna paigaldatakse tavaliselt. Viimase info kohaselt kinnistuseseste tööde puhul mõlema toru paigaldame ühte kaevikusse, kus kaevetööde peal circa 100-150 eurot meetri. See oli viimane info, mis ma tean, mis aeglikust tehti siis pakkumised kinnistumanik. Mis järgmine aasta on, ma ei oska öelda. Ja siis oli veel teine, mis ma ei tea, siin võib-olla ei ole seda muret, nagu ma sain, aga Raasikule see teine elanike mure oli siis see, et sealt tuleb panna neid pumpase vahele, et seal oli ka küsimus inimesed küsisid, et palju siis selline nii-öelda pump maksab, et mis siis selle töö ära teeb. See oli 800 eurot. Ma ei küll numbrit välja, seda ma tõesti ei tea. Paukofis maksab 68 eurot. No et lihtsalt see, et see oligi hirmu küsimus, et see tekitab alati tunne, et ma pean panema vahele mingi pump, et siis veel mitu tuhat eurot, et tegelikult, et see ei ole nagu selles mõttes, et ta ei ole midagi keerulist jah, ja need kinnistud, kuhu ei ole muud võimalust kui paigaldada survekanalisatsioon, et me selle nii-öelda know-how'ga ja tehnilise nõustumisega kindlasti aitab. Ja mul on ka selle sama kohta küsimus, et ma olen üks neist kahest, et kas see vajab mingit maja sisemise torustiku ümberkorraldamist või? No mingil määral ikka, mitte niimoodi, et terve organisatsioonisüsteemi peaks ümber ehitama. Tavaliselt
olenevalt liitumispunkti asukohast, olenevalt sellest, mismoodi kinnistul torud jooksevad, ehk siis kui palju peab kuhu pumpama. Vastavalt sellele tuleb valida pumba võimekus, vastavalt sellele siis nii-öelda pumba nende sisende väljund otsade mõõdud. Aga see ei ole mitte midagi selles mõttes keerulist, et väga suur ümberehitusi ei pea tegema. On võimalik paigaldada selle pump majja näiteks, on samamoodi võimalik paigaldada, kui nagunii on vaja torusi nii-öelda vedada, et siis on võimalik paigaldada ka pumbakaev nende samade torude vahelises. Et on ka see veel, kes on olemas. No nii palju, et ujud saaks liikuda seal sees. On olemas, jaa, on olemas ka selliseid nii-öelda majasiseseid süsteeme, kus ongi nii-öelda sisende väljund ots ja kogu see ujuki süsteem, pumbasüsteem on ühes suures korpuses sees lihtsalt. Et on ka sellised asjad. No need on kallimad kindlasti. No jah, just, aga mõtleme, see on, kui me jõuame sinna maani, räägime läbi, mõtleme koos tehnilise lahenduse välja ja sama. Selline punkt töötab Raasiku lasteaiast. Aga seal on probleem, et kõik, mis sinna sisse peldikud põtist alla hakkab. Ja see on see nüüd tavaline. 2 pumpa. Tavaline see 60 € punkt. Käterätliku paber ja rasv. Ots ummistab ära ja mootor tuleb sisse. Ma tahaksin tunnustada teid, härra Jüri, vist natuke ka vallavõimu, et mul on kahju, et teiesugust meest ei olnud 15–17 aastat tagasi Pukis, sest siis see küsimus oleks ammu unustatud olnud. Ja ma arvan, vald oleks võitnud 1 miljon paar või 3 miljonit. See on isegi välja arvutada, kui just on võtta need ajad, kus Euroopa Liidu fondid alla samanesid ja kui te viitasite ka, toetusprotsent oli 85, et on nüüd oma rahast. No jah, ses suhtes, eks me täna tõesti natuke tegeleme vigade lappimisega ja tegemata asjadega, aga täna on see olukord, kus me oleme ja ma arvan, et siin ei ole asi minus, asi on kogu minu meeskonnas, kogu Toomase meeskonnas, kes me oleme kõik selle jaoks nagu vaeva. Samamoodi erinevad koostööpartnerid, kes meil on, et me tuleks ära teha lihtsalt, ega me ei pääse sellest. Sealt teine asi, mis veel tuleb üks asi on see, et kui toetused olid suuremad, jah, oleks saanud selle ära teha, täna tuleb ju seesama purgimine, mis me rääkisime, see on puhas kulu, mis tuleb juurde. Seda poleks ka olnud ja ma ei hakka seda numbrit täna välja ütlema, mis nii-öelda on arvutatud läbi, mis see võiks aastas olla, et see sõltub kõigest, et jah, et loodame, et on kõik siis need 71 kinnistud, kes saavad ja kellel on täna õigus sellele purgimisele, et see sissekirjutus on ka selle ehituseks, eks ole. Aga jah, see kahjuks ühtpidi on see raha, mis saaks kokku, et teine asi on see, et need kulud, mida kaugele see asja lükata, rohkem need kulud kasvavad ja täna oleme tõesti olukorras, kus kahjuks teised investeeringud siis selle võrra ikkagi kannatavad. Aga kas selle kompensatsioonikuluga on prognoositud arvestatud 2025 eelarves? Jah. Ma arvutasime selle välja, jah, ja nagu Toomas ütles, et hakkasid numbrit välja ütlema, et see on päris on üks number. Kas üle Tallinna maantee tuleb suur planeering või aladel, et kas see on ka siis kuidagi jookseb seal kokku, on sellega projekteerimise arvestatakse? Tegelikult ütleme Harju tee viimase elamu kinnistuni, mis on siis Tallinna maanteest ka 100 meetrit äkki. Põhimõtteliselt ongi sama lõik, mis Harju teel siis täna tupikmärk on. Sinna maani oli planeeritud alguses peale nii ehk naa juba 110 toru ja kanalisatsiooni ots. Ja täna siis nii-öelda see Männiku või linnaku piirkonna arendaja on siis sellega arvestanud, et kui ta hakkab nii ehk naa Harju tee ristliku ümber ehitama, et siis sealt alt veetakse ka siis kanalisatsioonitorud sinna Harju tee otsa ja ühendatakse. Ilmselt selle sama tegevuse käigus tuleb ka siis Harju teelt läbi murre Tallinna maantee. Mitte ilmselt tegelikult see on ju detailis kirjas. See ristlik ehitatakse ümber ja bussipeatused tulevad sinna. Millal see? Mis asi täpselt? See sama ümber ehitatud? Seda peab arendada küsima, seda ma ei öelda. Teil ei ole mingi prognooti? Ma tean seda, et praegu on vist antud sisse projekteerimistingimuste taotlus ja nad hakkavad seda asja projekteerima ja projekt peaks valmima siin juba kevad talve. Millal nad päris ehitama hakkavad ja möllama, seda ma ei oska.
no pinnast veetakse juba välja. Ja seda tehakse, mida seda tehakse? No ma ei tea, väga voorin oli vahepeal see tee. Jah, parem näeb seda poolt. Ma nii palju küsiks veel, kui maakraanik pannakse ja jäetakse, siis pannakse toruõpka sinna otsa? Jah, toruõpp pannakse otsa ja tuuakse nii-öelda maa peale väike hüpik välja kuskil korpotsast. Et see esimene ots on nii-öelda olemas, kuhu näeb. Kõik! Toomas, tahad midagi öelda veel? Toomasele ka küsimusi? Mina tänan, kes te kohale tulite ja minu kontaktid on meie kodulehel olemas, kui teil on veel lisaküsimusi, mis see tuleb praegu kohe meelde, võite alati helistada, kirjutada. Üritan võimalikult operatiivselt vastata. Ja ega minu poolt ka aitäh, et tulite ja aitäh, et küsimusi esitate. Jah, et tõesti see asja on selline, et neid summasid vaadates on tõesti päris hirm tuleb peale, aga kui seda ära teha, üks asi on see, kas me teeksime siis selle raha eest täna midagi muud, mis on ka vaja teha, aga ütleme, me nagu mingit pidi seisaks, sest täna mitte ükski, ma ei tea, noor pere ei tule mitte kuhugi enam, kui ei ole vett ja kanalisatsiooni. Et need on nagu nii seotud asjad samamoodi arendajate koha peal. Kui neil ei ole kuhugi ühineda, nad ei ehita midagi, nad ei taha ja siis oleme olukorras, kus seisame ja see kulude koha pealt siis oli veedus ka, et ega siin Raasiku on 1000-1500 vahel, seal oleks tekkinud juba see purgimisjaama mingi olukord ka, mis oleks ka veel üle miljoni. No, et selles mõttes on see hädavajalik investeering. Jah, täna ta on kallim kui 10 aastat tagasi, aga ma ei tea, minu vabadused, et see tee ja soppa tuleb siin see aastaga lihtsalt pärast seda on ikkagi, ma arvan, palju oleks elu. Kui ajaliselt see arendaja või see ehitaja teavitab, et millal ta tööd tegema hakkab? On seda teada? Veel vist nõuetel on seda kuskil kordaga nädalaga vähemalt, see on ikka tavaline tava ikkagi. Aga ongi, see on siis igale kindistule postkast tuleb teade, teostatakse sellised tööd sellise aja vahemikus. Raasiku puhul me tegelikult rääkisime ka sellest, et ega tervet tänavat korraga üles kaeta. Võetakse ikka lõik, mis päeval ära tehakse, aetakse uuesti kinni, et seal peal saab vajadusel ikkagi autoga sõita proovima pääseda. Me oleme männikult tulvinena, tupiktäna, kitsal tänasel, et ja alatavasti seal lähedal hakatakse ka kevadel kindlasti ka kortermaja hindama, et nende parkimisega, et kui täna 10 autot vaja sinna. No, ma arvan, et seal üldiselt üritatakse ikkagi vältida sellist olukorda, kus täna on kinni rohkem kui mingisugune 8-10 tundi proovarasse toimetada. Aga näiteks Aegude puhul oli samamoodi oligi näide, et meil oli üks kinnistu, kuhu ei pääsenud kinnistu omanik 2 päev tegelikult pääsenud juurde. See oli sellel põhjusel, et seal samas kinnistu sissepääsu tee ees oli üks hästi oluline ühendussõit. See võttis lihtsalt kauem aega, seda saa niimoodi, et me teeme ühe tavaga valmis ja siis sajame kokku tagasi. Aga Tulbi tänaval ei ole mitte midagi sellist keerulist, see on lihtsalt kanalisatsioonitoru ja veetoru ja talveteel sadulatega vähendatakse ära, et ma küll ei näe, et see on kõige keerulisem asja. Ehitav kohustus ikkagi kiiras ära ja tõeldaks on. Jah, ja seda infot saab kindlasti Ravenist ja saab vallast, et kui saab tekivad mingisugused, ma ei tea, komplikatsioonikud ehitust või asjadega või mingid asjad. Et täna on Raasikul väga ilusti märgid igal pool üles pandud ja ümber suunavindad, et kõik, mis annab teha, kõik tehakse ikkagi ära. Ebamugavus on kindlasti selles, ei ole mõtet üldse kedagi panna uskuma, et kõik on ilusad muhased, seda ei ole. Ja majadel võiksid kõigil maja numbrid peale. Me käime praegu, vahetame veemõõteid, otsime maju taga, siis võtad maameti kaardi lahti, maameti kaardi pealt näed, mis see A või B maja number. Palud peaks seda nagu nõudma või? Vaat nõuab palju asju ei tehta lihtsalt. Nõuame järgmine aasta uuesti.
nii ta on, et paljud asjad peaks nagu, noh, olema loomulikud võib-olla, aga nii ei ole. Aga selge, tund teiega on väga meeldivalt möödunud. Aitäh!